Kas ma võtsin midagi hullumeelset ette? Arvatavasti, aga ma tahan katsetada, kas õnnestub. 189 ruutu peenraid maha laotatud umbes 450 ruudusel maalapil. Mu esialgseks ideeks oli kogu see maalapike ära künda ja tekitada vaod nagu klassikalisel põllul, aga kuna ma ei leidnud kedagi ümbruskonnast, kellel oleks võimalik kündma tulla, siis ma hakkasin alternatiive nuputama. Ja tagasi vaadates, ega mulle seal vagude vahel poleks meeldinud toimetada ka. Ma tahaks, et mul oleks piisavalt ruumi liikuda ja askeldada iga peenra ümber. Ma olen tihti YouTube'is videoid vaadates näinud, et kasutatakse uute peenarde tekitamisel tehnikat, mida inglise keeles kutsutakse occultationiks ehk eesti keeles pimendamine või katmine. Aga kuna pigem kasutatakse seda meetodit paari peenra korraga ettevalmistamisel, mitte terve maalapi, siis ma ei kaalunud seda. Kuid selle tehnika usku läksin ma ikkagi sel moel, kui me küüslaugu peenart mõned nädalad tagasi kaevasime. Nimelt oli sellel samal alal meil aasta tagasi tehtud väiksem kaevamisvaba küüslaugu peenar, kuhu panime terve hunniku ajalehti ja pappi maapinnale ja suure kiikomposti peale. Aga mis iganes meil valesti nende küüslaukudega läks seal peenras, neist ükski ei tärganud ja suve alguses likvideerisime selle peenra sealt. Kuid mis alles jäi, oli umbrohu ja muruvaba plats ja kui labida seal maasse uuesti lõime, siis oli sealne pinnas nii mure, õhuline ja juurikate vaba, võrreldes kõikjal mujal, kus murukammar on kõva ja tummine. Tol hetkel tekkiski mulle idee, et ma saan sama pimendamise efekti kasutada ka uute peenarde rajamisel põllumaal. Eelnevalt ma olin oma maalapi seal ära niitnud nii madalaks kui võimalik, et kõrrelised ei hakkaks kilet üles lükkama maha laotamisel. Kõige odavamaks ja lihtsamaks valikuks osutus tavaline ehituskile, mille lõikasime 1 meetri laiusteks ribadeks. Ma arvasin, et see kile lõikamise osa saab kõige keerulisem olema, aga oi, kus ma eksisin. Me oleme üpris mere ligidal ja kuna meil ei ole veel ka suuremaid puid, mis tuule kinni püüaks, siis kile maha saamine osutus kõige hullemaks võitluseks üldse. Kuigi ma arvasin, et meil on kive piisavalt, siis sellise hunniku kile jaoks said need kivid meil väga kähku otsa ja hakkasime pigem metsas surnud ja maha langenud puid ja oksi välja tooma. Ja me tõime neid ja kile tahtis ikka ära lennata. Ja me tõime siis veel kraami juurde ja siis veel juurde ja siis veel juurde ja äkki me nüüd saime mingigi kontrolli saavutatud nende kilede üle. Kuigi võib ette tulla, et meil on veel vaja mõningaid katmisvigu parandada, aga seda teeme siis me jooksvalt. Nüüd tuleb kevade esimeste päikesekiirteni oodata, et see hakkaks maapinda kile all soojendama, mis omakorda tärgatab ja hävitab mitmed umbrohu seemned ja taimed. Esimese aastaga ei tasu loota, et see meetod täielikult kõik umbrohud seal alla ära hävitaks, aga mingigi algus on loodud. Seejärel saab peale kile eemaldamist kiikomposti mulda peale laotada, seemned külvata ja taimed istutada ja loodetavasti on lopsakas ja kaunis aiake mul loodud. Ma seda nüüd ei usu, et see mul täiesti luhta siin kõik läheb, aga ma olen ka realistlik. Et sama saagikust ma siin esimese aastaga ei saavuta nagu peenrates, kus mulda on juba mitmeid aastaid või 10 parandatud ja maapinna eest hoolitsetud. Kuid kui ma juba mingitki toimivad peenrad jõuan kevadel luua, siis hakkab tulevastel aastatel järjest lihtsam olema ja küll ma kunagi selle imelise lopsaka aiani jõuan.